Tere taas Naisluksuri proovisõitu vaatama. Tänavu räägime teile Opel Meriva järeltulijast Crossland X-ist. Kui Opel Mokka X tuli välja, lubas Opel, et edaspidi hakkavad kõik Opeli maasturid kandma enda järel X-i ja nii on ka läinud. Nüüd on Crossland X välja tulnud väga graatsilise disainiga, 30% siis eredamate täis-LED esituledega, 180 kraadise tahavaatame kaameraga, automaatne parkimisabi, esiklaasi indikaator on tal olemas, mis kuvab kõik vajaliku teabe esiklaasile. Samuti on olemas sees ka 4.0 Intel-Link teabesüsteem, mis on võimalik ühendada siis Android Auto ja Apple CarPlay'ga. Sees on ka 5.0 Intel-Link navigatsioonisüsteem, mis on oma klassi parim, sest et see on ka hääljuhitavusega ja ega ilusad ergonoomilised istmed, mis on 16 astmelised, need 16 erineva astmega saad neid reguleerida. Ilusti on olemas ka OneStar Opelis. Samuti leiab tema pardalt automaatse parkimisabi, automaatse jalakäija tuvastuse koos siis hädapidurdussüsteemiga, nii et kõik vajalik on tal olemas, mida pakuvad ka kõik konkurendid. Minule meenutab selle Crossland X-i tagumine osa kuidagi X-Traili, ma ei tea miks, aga need tuled on väga sarnased neid. Ta hind algab 13 820 eurost, ta varustusastmed on Selection, Enjoy, Innovation ja Ultimate, 1,2 liitrine EcoTech turbo bensiinimootor, 81 kW ja 110 hobujõudu, millel on 5-käiguline manuaalkäigukast või 6-käiguline automaatkäigukast. Siis on olemas 1,6 liitrine diiselmootor 74 kW ja 99 hobujõuga. See on Opel Crossland X. Konkurendid pakuvad ka väga häid autosid, kui ka Opel on teinud väga hea auto, nii et tõesti raske on nüüd otsustada, sest et Opel on tõesti kõva paugu andnud oma rivaalidele. Samuti on öeldud, et Opel on ise loonud endale konkurendi Opel Mokka X-ile. Selline Opel siis seekord. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni.